siin Pillistveres lund rookides ja teeradu hooldades on aega ka oma mõtteradu puhastada. Praegu mõtlen mõnede poliitikute õige valulisele reaktsioonile meie peapiiskopi koostatud valimiskompassile, mis tõi välja erakondade pingerea, kui vaadata kirikule oluliste küsimuste lahendamist. Kooseluseaduse ümber toimuv on kahtlemata oluline, aga kui ma ise kirikuvaimuliku ja kristlasena mõtlen, siis ei ole ta ilmselt minu jaoks esimeste probleemide seas. Laialt mõeldes hoopis rohkem ma valutan südant selle üle, mida meie praegune majandusmudel ja tarbimisühiskond teeb looja esimese loominguga ehk meie looduse ja planeediga. Mõtlen ka sellele, et kahjuks meie lapsed ei saa koolides korralikku usulist haridust. Kooseluseaduse ümber lokku lüües kahtlemata saab palju tähelepanu ja ka ilmselt võidab hääli. Aga kristlaste mõttemaailm ja suhtumine ühiskonda ja sellesse toimuvasse on siiski ilmselt palju laiahaardelisem ja kõikehõlmav kui vaid see üksik küsimus. Kahtlemata on igal kristlasel õigus ja tegelikult isegi kohustus ka enda jaoks sõnastada need kõige põletavamad teemad, mis ka praeguste valimiste puhul peaksid kajastatud saama ja läbi arutatud. Aga ehk kõige mõtlemapanev selle kristlase valijakompassi juures on see, et kui lihtsalt on mõned poliitikud valmis lihtsalt häälte võitmiseks ja tähelepanu saamiseks, valmis ka peapiiskopi äraostetavaks tembeldama.